Tere! Mina olen Nele ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus arutame lahti lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Esimesed suvesoojad on käes, aga see ei tähenda, et uudisvoog oleks raugenud ja ametnike armee puhkusele sõitnud. Vastupidiselt traageldas võimukoalitsioon möödunud nädalavahetusel kokku koalitsioonileppe, mis on jätnud paljud inimesed kukalt kratsima. Milles kokku lepiti ja kuidas valitsuse plaanid meid mõjutama hakkavad. Sellest kirjutas põhjaliku ülevaate Õhtulehe lugejatele ajakirjanik Egvard Joakit, kes on ka minu tänane esimene saatekülaline. Tervist! Tere! No Egvard, ma arvan, et sa ootasid seda koalitsioonilepet ikka pikemat aega ja sukeldusid sellise suure uudishimuga, kui see ükskord siis sinu kätte jõudis. Mis sealt esimesena silma jäi? Ehk see, et see on võrdlemisi pikk, ehk tegelikult ju seekord esialgne koalitsioonileppe oli, ma nüüd peast ei mäleta, aga mõne lehekülje pikkune, mis pani siis sellised suuremad raamid paika ja peale seda see, mida koostati 2,5 kuud äkki, see on ju sisuliselt võrreldav sellega, mis tavaliselt on valitsuse tegevuskava, kuhu pannakse mingid konkreetsed punktid kirja ja tähtajad, millal need ära tehakse, et seal on omajagu ju ka eelnõusid, mis tegelikult on ammu juba menetluses või on olnud ammu plaan need ära teha, et mida tavaliselt koalitsioonileppesse sisse ei kirjutata, aga kuna seekord oli aega 2,5 kuud seda kõike teha, siis pandi sinna kirja sisuliselt kõik, et kuuldavasti alguses oli ka 80 lehekülge pikk, et kuidagi see suudeti 50 peale kärpida, lõpuks ikkagi selline tohutu tekstimassiiv. No seal on 2 asja, millest me kindlasti täna rääkida võiksime. Esimene on see, et üllatavad asjad, mis sinna kirja said ja mida oodata ei osanud, ja teine pool siis asjad, mis ümber pöörati kuidagi. Mis on need esimesed asjad, mis ümber pöörati, mida me ootasime sellest leppest, aga mida seal ei olnud või mis oli mingil kujul muudetud? No üllatav asi, mida ümber pöörati, on eks ole see, et hooldereformist ju tegelikult keegi midagi ei rääkinud, aga vähemalt mingil määral koalitsioonileppega seda ümber pöörama minnakse, et enam ei pea keskmise pensioni eest hooldekodu kohta tagama kohalikud omavalitsused riigi kaasabil, aga teisalt nagu on järgnevatel päevadel peale selle leppe avalikustamist selgunud, siis poliitikud vist ise ei saanud ka väga suurepäraselt aru, mida nad sinna kokku kirjutasid ja nüüd nad üritavad nagu kuidagi kombineerida, mida see punkt seal täpselt tähendab ja kuidas see kõik välja hakkab nägema. Samamoodi võib-olla siis positiivsema poole pealt see, et laste pealt hakatakse automaksu soodustust arvestama, sellest ju ka tegelikult ei olnud ajakirjanduses enne leppe avaldamist juttu. Leppes küll ei ole ka kirjas, mis summa see on, aga peaminister on välja öelnud, et väidetavalt see summa on siis 100 eurot lapse kohta. Eks siin ole veel palju lahtised otsi, palju see maksma hakkab ja kas ikkagi riigieelarve läbirääkimistel õnnestub see 100 eurot välja pigistada ja kas see 100 eurot on siis näiteks ühe auto kohta peres või kui peres on 2 autot, kas siis mõlemale kehtib see, et seal on kõik detailid vaja veel paika loksutada. Nagu sa oma artiklis ka öelnud olid, siis tegelikult selliseid, ütleme, lahtisi otsi oli nagu palju jäetud, kus nad ise saavad endale tekitada siis taganemistee või põgenemisruumi, ütleme siis nii, et tõepoolest mingisugused sellised punktid, nagu see sama automaksu teema, et millest on hiljem hea taganeda või öelda, et tegelikult see märkimisväärselt ei muudagi mitte midagi. Ja muidugi vaadates, kui suur aplavaa lahti tõmmati selle automaksu soodustuse üle, siis mina ei usu, et nad sellest taganevad, et pigem on küsimus, et kas õnnestub see 100 eurot välja pigistada või koalitsiooni riigieelarve läbirääkimistel jõutakse lõpuks järeldusele. 100 päris ei saa, aga saab 90, aga see on peaaegu sama asi, aga seda, et see nagu täitsa ära kaoks, kahtlen sügavalt. Neid punkte, mis hakkavad meie elu mõjutama, selle koalitsioonileppe järgi oli veel seal päris mitmeid. Räägime transpordist natukene. Transpordist võime rääkida seda, et sisuliselt koalitsioonileppest tuli välja asi, mis ei ole nagu tegelikult väga poliitikute teha, vaid sellega tegeleb ju Eesti Raudtee ehk Tallinn-Tartu raudtee remont hilineb võrreldes võib-olla esialgsega lausa 1,5 aastat, aga võrreldes viimase infoga, mis tegelikult pärines ju circa 30 päeva tagusest ajast, lükkub see veel aasta aega edasi, ehk Tallinn-Tartu raudtee saab täielikult elektrifitseeritud alles 2026 aasta lõpuks. Mis on üsna pikk aeg, kui vaadata, et praegu rong Tallinnast Tartusse sõidab 2 tundi ja 45 minutit, samal ajal isegi buss sõidab kiiremini, rääkimata autost. Et Tartus rongiga käijatele see ei ole ilmselt hetkel meeldiv uudis ja väiksema nüansina, aga uus suursaarte vaheline praam tuleb
circa mõni kuu hiljem, kui esialgu plaanitud, aga see ei ole võib-olla siuke suur pauk, et suur projekt hilineb 2 kuud, et see on tavaline. No räägime nendest suurtest paukudest siis nii-öelda, räägime maksutõusudest, mis toredat on meid veel ees ootamas, mis tõepoolest hakkab igapäevaelu mõjutama igal inimesel, kes mingisugust teenust tarbib või poodi läheb? Maksutõusud ju laias pildis on kõik varem kokku lepitud ja ka maksulangetused, et nende osas me koalitsioonileppes milleski targemaks ei saanud peale selle, et kirja pandi asjad, mis on juba kokku lepitud, ehk maksuküüru ära kaotamine, siis käibemaksu 2% võrra tõus, mis ju kohe-kohe tuleb, on samamoodi ju tegelikult Riigikogus juba ära otsustatud, aga võib-olla kõige käega katsutavam on asi, mis on pandud üsna ümber nurga kirja, sest ma kujutan ette, et ka läbirääkijatel ei ole nagu täpselt ettekujutust, kuidas seda teha ja kuidas seda teha nii, et see oleks valutu ja mis kujul teha, ehk üritatakse ülekoormatud tervishoiusüsteemi probleemi parandada niimoodi, et inimesed käiksid vähem näost näkku arsti juures ja me mingid lihtsamad asjad saaks ära lahendada e-konsultatsioonid teel, mis siis kõige primitiivsemal kujul on põhimõtteliselt kirjavahetus arstiga kuskil e-keskkonnas, võib-olla natuke keerulisemal kujul telefonikõne, et ma kujutan ette, et eesmärk oleks seda kõike teha kuidagi niimoodi, et tervishoiu kvaliteet ei langeks, aga samal ajal inimene, kelle lapsel on nohu, ei roniks selle lapsega sinna arsti juurde ja kulutaks siis ütleme sellist pooletunnist vastuvõttu akent ära, aga taaskord see võtab ilmselt omajagu aega, et seal kõik mingid analüüsid ja plaanid täpselt paika loksutada, kuidas see kõik toimima hakkab. Millise võimuliidu partneri nägu sinule isiklikult kõige rohkem sellest leppest läbi kumas? Kui halba nalja teha, siis sealt kumab läbi Kristina Kallase ja haridusministeeriumi nägu, sest see haridusministeeriumi poliitika osa selles leppes oli massiivne ja kuuldavasti see oli nagu üks osa, mida oli veel võrreldes esialgsega tugevalt kärbitud, et miskipärast Kristina Kallasel oli tugev soov panna kirja sinna absoluutselt kõik, aga laias plaanis ma arvan, et mõlemad said kirja need asjad, mis nad sinna kirja saada tahtsid ja mis ju tegelikult paljud olid juba varem ka kokku lepitud. Aga kui sa ise seda lugesid, siis kuidas sa võrdleksid, et sa oled kindlasti neid koalitsioonileppeid ka varem lugenud ja mingil määral oskad hinnata, et kas lepe saab olema vettpidav või mitte, kas see kirjastiil on selline ütleme siis üksmeelne või mitte, kas selle põhjal annab ka kuidagi hinnata seda, et kui tugev see koalitsioon üldse on ja kui pikalt üheskoos edasi minnakse? No kui me tahaks hakata hindama, et ma ei tea, koalitsioonileppe edukust näiteks selle põhjal, et mitu protsenti seal kirjas olevast ära tehakse, siis see koalitsioonileppe saab kahtlemata olema väga edukas, sest sinna on kirja pandud palju asju, mida tavaliselt koalitsioonileppesse kirja ei panda, ehk sellised täiesti poolsuvalised eelnõud, mis on rohkem ametnike kui poliitikute teema ja mis nagu alati ära tehakse, et need kindlasti kõik tulevad. Kui hinnata, et kas seal koalitsioonileppes on mingit seni ennenägematut visiooni, siis ju tegelikult ei ole ja selle põhjus on väga lihtne, on see, et see alusleppe oli juba mitu kuud tagasi olemas ja kõik ju laias pildis teadsid, mis juhtuma hakkab, et neid konkreetseid üllatusi on väga vähe ja need pigem on nagu juhuslikult sisse tulnud. Automaksu vabastus on nagu taotluslik, et see on sinna jäetud, sest see meeldib inimestele kahtlemata, aga näiteks see raudteeasi, ega poliitikud ei arutanud 2 kuud, et ehitaks õigesti raudteed aeglasemalt, vaid lihtsalt vahepeal selgus, et ilmselt on seal tekkinud mingid takistused, mis ei võimalda esialgses ajakavas edasi minna. Igatahes, Edward, ma tänan sind, et sa sellesse leppesse süvenesid, selle meie lugejateni tõid ja olid nõus ka minu saates sellest rääkima. Olgu. Koalitsioonileppe teemal ka jätkame. Opositsioonilise erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul on valitsusliit pakkunud meile oma koalitsioonilepete ning eelarvestrateegiatega 100 lehekülgi sõnavahtu, mis reaalsusega ei kattu. Mida arvab Isamaa esimees praegusest valitsusest, saame kohe teada, sest plaanime talle esitada 10 kas-küsimust, millele ootame otsekoheseid ja konkreetseid vastuseid. Tervist! Tervist! No ma ei hakka rohkem aega raiskama, alustame. Kas usute, et koalitsioonilepe kubiseb valedest? Jah, selle valitsuse poliitika kubiseb valedest ja kui me mõtleme tagasi sellele 2 aastale, siis me oleme näinud ju vigu, mida on parandatud uute vigadega, tõmblemist ja see kahtlemata on tekitanud Eestis usalduskriisi. Kas Reformierakonna juhitud valitsus viib Eesti rahva vaesusesse? Reformierakonna juhitud valitsuse poliitika ei vasta Eesti ühiskonna vajadustele ja huvidele.
Ning kui me vaatame seda ka koalitsioonilepet, siis ega nad ei kõnele ju oma tegudest, mida nad on teinud, täide viivad. See koalitsioonileppe paralleelselt sellega kehtestatakse sellel aastal ja järgmisel aastal. Kokku ma lugesin 26 uut maksutõusu ja koormist. Selles nad muidugi oma turundusdokumendis vaikivad. Ei automaksule! Ei automaksule! Kas lubate, et kaotate automaksu, kui saate valitsusse? Jah, see on minu lubadus ning ma olen mõelnud ka sellele, mis ajast seda teha, et kui me eeldame, et see võimalus avaneb Isamaal pärast järgmisi korralisi Riigikogu valimisi, siis ma arvan, on mõistlik seda teha, et segadust vältida 27. aasta 1. jaanuarist. Nii et minu sõnum on Eesti inimestele, et on Eesti inimeste kätes, kas see maks on ajutine või mitte. Ja kogu see puterdamine selle maksu pideva disainimise ja monteerimisega näitab, et see maks on ka sisuliselt, ideeliselt pankrotis. Kas Isamaa tegi vea, kui alustas 2022. aastal läbirääkimisi Reformierakonna ja sotsidega ning hülgas vanad partnerid? Ei, ma arvan, et see oli toonane poliitiline valik. Mingeid maksutõuse sellises perspektiivis see toonane koalitsioonilepe ei sisaldanud. Ja seal sai paar väga praktilist asja Isamaa huvides ellu viia, muu hulgas ka eestikeelsele haridusele üleminek. See oli selle momendi kasutamine poliitiliselt ratsionaalselt. Kas Kristen Michal on kehv kohatäide peaministri toolil, et Kaja Kallas sai minna Euroopasse suuremaid karjäärialaseid eesmärke püüdma või on ta adekvaatne ja hea valitsusjuht? Ma arvan, ta on meeldiv inimene, et ma ei hakka kedagi isiklikult kuidagi alandavalt kellegi suhtes väljendama, aga tõsi on see, et nad on siiami kaksikud. Et see poliitika, mida Kallas raamistas, on Michal olnud selle kiirenevas, ka maksutõusude mõttes, kiirenevas tempos elluviijaks. Ja me näeme seda, et ka usalduskriis on kasvanud. Loetud kuud tagasi peaminister ütles, et teatud maksutõusud on ajutised, nüüd on ta sellest loobunud. Loetud kuud tagasi müüs ta Eesti rahvale ettevõtte kasumimaksu, nüüd on ta sellest taandumas. Kummal juhul ta rääkis meile tõtt ja kummal juhul valet? Kas usute, et Isamaal on ka tegelik rahva toetus või näitavad reitingud pigem lihtsalt pettumust praeguse valitsuse poliitika osas? Ma arvan, et inimesed näevad Isamaas alternatiivi selles poliitilises olukorras praegu. Alternatiivi, kes on võimeline pakkuma välja teistsuguse käsitluse ja alternatiivi sellele ettekujutusele otsekui oleks mõeldav, et majanduslangusest, majandusseisakust me väljume kümnete ja kümnete maksutõusudega. See puudutab majanduse väljavaadete kehva olukorda. Me näeme seda, et meie tööpuudus on viimase 12 aasta rekordiline ja see puudutab ka seda, et kui näiteks 1. juulil ootab ees käibemaksu tõus, siis seda näeb iga Eesti inimene oma rahakotis. Kas hoolite ka tegelikult Eesti rahva käekäigust või pürgite püünele iseenda poliitilisest edevusest? Ma arvan, et minu otsus selle kohta, et asuda Isamaa esimehe rolli ja sõnastada see alternatiivne poliitiline vaade Reformierakonna valitsusele on kantud tõepoolest sellest teadmisest, et Eesti ühiskonna huvides on mõistlikum alternatiiv ja Isamaa on võimeline seda pakkuma. Kas usute endise välisministrina, et USA presidendi Donald Trumpi abiga lõpetatakse seda Ukrainas või on see unistus juba käest libisenud? Kõik sõjad lõpevad kunagi, aga ma ei näe realistlikult, et see juhtub lähemas tulevikus. Vastupidi, me näeme, et sõjategevus on ägenenud hoopis paradoksaalselt ja nüüd on väga tähtis, et vaba maailma riikidel ei teki seda ebakindlas olukorras niisugust väsimustunnet. Et nüüd tuleb just nimelt see energia koondada kokku, et selle sõja tulemuses saaks olla midagi, mida inimkond hiljem interpreteerib kui Putini võitu. Kas valija saab erakonda vahetanud poliitikut veel usaldada või on ta sellega kaotanud oma poliitilise krediidi? Ei, ma arvan, et parteid ju muutuvad oma poliitikas. Valijad ju muudavad oma seisukohti ja see ei ole neile kuidagi etteheidetav. On väga palju heausksed Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside valijaid, kes kindlasti on praegu kaldunud ka Isamaad toetama olukorras, kus nad tunnevad, et nad on saanud petta. Ja ega seda ei häbene ju ka Reformierakonna Eesti 200 poliitikud, kes täna kõnelevadki, jah, nad ajavadki poliitikat, mis ei vastanud inimeste ootustele, mida nende lubadustele 23. aasta kevadel. Ja ma arvan, et see on selle usalduskriisi peamine põhjus
ja tegelikkuses ma olen mõelnud, et see on ühiskond, väike ühiskond, kus me vajame sisemist efektiivsust, me vajame kogu ühise energia leidmist. Oleks muidugi kõige mõistlikum, mida ma kirjas ka pakkusin kõigile parteijuhtidele kevadel välja, Eestis viia läbi uued valimised, nii nagu Saksamaa seda tegi selle aasta veebruaris. Kas teie viimase nädala aja kõnelogis on Parvel Pruunsilla number? Ma olen ta kõik aeg-ajalt suhelnud, et selles ei ole küsimust, et ma ei oskas nüüd selle nädala kohta öelda. Aga ta on söökas Isamaa erakonna liige ja Isamaas on palju niisugusi inimesi, kes soovivad Isamaa poliitikasse panustada, see on täiesti okei. Urmas Reinsalu, ma tänan teid nende vastuste eest. Aga meie läheme nüüd pildiga Tallinna tänavatele ja vaatame, kuidas on inimesed rahul meie tänase valitsusega või sooviksid nad näha võimukoalitsioonis mõnda teist erakonda. Kuidas te olete rahul tänase valitsuse ja nende otsustega? Ei ole rahul. Alati saab ju paremini. Ma olen nii vana inimene, et mina enam ei vaata üldse seda, mis toimub praegu maailmas. Jah, ma arvan, et enam-vähem hästi. Palju parem kui Ukrainas praegu. Teate, ma ei jälgi seda valitsust, seda on liiga pikalt, seda antakse meile, et ma ei suuda seda jälgida. Ma arvan, et põhimõtteliselt on õigesti kõik langetatud. Nii et nuriseda ei ole? Ei, ma ei hakkaks nurisema praegu. Mõningad võib-olla maksuotsused oleks võinud olla selgemad, kommunikatsioon oleks võinud olla parem. Võtame näiteks selle käibemaksu ajatamise või ütleme siis, et nüüd ta enam ei ole selline, nagu ta algselt oli lubatud ja nii edasi. Otsused on kreenis, jah, otsused on nii-öelda see, keda valitsus peab reguleerima, see reguleerib valitsust kõige lihtsamalt öeldes. Aga kui mõtlete praegu enda sellise igapäeva elu peale, kas siis midagi võiks olla paremini meie riigis korraldatud? Teate, mina olen rahul sellega, mis mulle antakse. Ma olen positiivne inimene ja ma püüan leida seda plusspunkte rohke oma elust kui negatiivsust. Seda on liiga palju, mida antakse. Aga kas oskate näha nende asemele ka mingisugust alternatiivi, kes võiks olla seal pukis? Sotside välja viskamine ja tegelikult ikkagi see, ma eelistaksin, kui meil oleks vasakpoolsem valitsus, kui meil praegu on. Aga kas selles mõttes olete ikkagi üldjoontes rahul, et need erakonnad praegu valitsevad või tahaksite näha seal kedagi teist võib-olla pukis? Ma võib-olla vastaks sedapidi, et kas teised oleksid paremad? Selliseks meie tänane saade kujuneski. Tänan head vaatajad, et olite meiega ning kohtume taas juba järgmisel reedel, ikka Õhtulehes.